Tšau! Täna on selline pilvine päev, mis meenutab sügist. Ma istun õues ja loen sulle raamatut. Aga üks asi on veel, mida ma sulle enne tahtsin öelda. Loomulikult selle õue pakkimisega ma unustasin selle ära. Aga kui ma nagu viin ennast sellesse kohta, kus mulle see teadmine tuli, et teha video sellest, siis on see video sellest, kes sina oled. Enda sees teadvusena, kellel on inimavatar, inimese keha, kellel on kogu see väli ja see avatud ruum iseenda kogemiseks. Ja see võib-olla tekitab segadust alguses, ka minul tekitas, sellepärast et oota, et ei olegi nüüd enam nii, et mina olen see või too või et inimesena ja see, et mina nagu, kuidas ma loon kõik need situatsioonid siis või kuidas ma kutsun need inimesed siis enda reaalsusesse või kuidas ma loon need, kes näitavad mulle mingisuguseid õppetunde või ebamugavusi. Ja kui jätta lihtsalt see uudishimu üles, et oota, aga ma tahan teada, siis sa lihtsalt satud järjest rohkem sellistesse olukordadesse või nende inimestega kokku, kes näitavad sulle seda, kes räägivad sulle seda, lihtsalt see info hakkab sulle maanduma ja sa hakkad järjest rohkem aru saama, kes sina oled. Lehekülg 190, siin on kirjas minu hõbedase märkmiku lood. Ja loen sulle järgmist. Raha on aktiveerija. Ta aktiveerib inimesi olema rikkad läbi nende teadvuse, mitte inimloomuse nälja. Nälg on igatsus millegi järele, mida pole, aga ka see on edasiviiv jõud avastamisele midagi uut enda kohta. Just selles ongi võti. Ma hakkasin läbi raha nägema seda, kes ma ei ole, ja avastama, kes ma siis olen. Selle avastamise teekond on olnud ülivalt põnev ja tahet täis. See raamat on kirjutatud selles voos. Siia pole kirjutatud minu sügavaid taipamisi ja täpseid kirjeldusi, mida ma nägin enda kohta, kuid see polegi sulle oluline. Sinule, kes sa seda loed, on oluline see, kes sina oled. Tuues välja neid lugusid endast, klientidest ja mehest, kellega elu ei läinud nii, nagu kunagi meel otsustas, saad sa näha, kuidas inimmeel ja teadvus on kaks erinevat üksust, kui nii neid saab nimetada. Inimmeel ei juhi sind mitte kunagi sellesse olekusse, kus sa koged ennast endana. Teadvus näitab sulle kogu aeg, kes sa oled. Küsimus on vaid selles, kas sa vaatad seda. Mina ei vaadanud ennast, kuid sain aru, et midagi on sellega valesti, mis praegu on. Aga ma ei saanud aru, mis see on. Ja ma ei saanud aru vaid seetõttu, et katsusin sellest meelega aru saada. Iga päev avastada, kes ma olen, on huvitav. Kehalised taipamised ja äratundmised endast toovad järjest rohkem kohalolu ja tõmmet nende suunas, mis mind päriselt huvitavad, tunduvad mulle loomulikud ja minana. Ma kartsin kogu aeg alguses midagi müstilist ja nähtamatut, teadvustamata, et see olen mina ise. See, kes kartis, oli minu meel ja sellel pole midagi pistmist minuga. Tähenduseta elu on meele jaoks kõige igavam ja seetõttu otsib ta kogu aeg mingit tähendust, mis iganes asjadele. Aga seda ei ole. Seda ei ole seniks, kuni ma ise, olles meelevallas, ei anna sellele tähendust. Ja uskudes seda, mida meel pakub, võib ennast avastada kohast, kus sul on vaja anda tähendus millele iganes, seda vaid selleks, et tunda ennast siis mingit moodi. Ja see on see, mida meel otsib, et olla keegi. Tänases päevas ma olen võtnud näha enda elu läbi teadvuse prisma.
kogen puhast armastust enda inimese suunal ja näen pilti, kus ma tingimusteta annan oma inimesele selle, mille ta on oma sooviks määranud. Nüüd, kui ma läbi inimese silmade seda näen, saan aru, et see pole ju see, mida ma soovisin tegelikult ja näen, et minu jaoks on avanenud hoopis teine väli ja see on kutsuvam kui see, kuhu ma olin liikuma hakanud oma tavapärast teed käies. Minu võnge. Panin tähele enda võnget erineva suunas. See, mis mulle tõmbavam ehk kutsuvam, on puhas, selge ja mulle loomulikum rada. Teine, mida ma olen soovinud teadvustamatult ehk uskudes oma programme, on hoopis midagi väga maist, tuttavat, mida olen varem kogenud. Otsustasin ära kustutada teadmise, et ma olen inimene ja lasen sellel otsusel ennast kanda. Tundsin, kuidas minu ees avanes portaal ja haaras mind endasse ning nägin sageduste voolu, roosakas valge kumaga liikumist ning tugevat tõmmet. Nägin, kuidas ma enda kehas olevasse paika... Nüüd läks küll midagi nihu. Nägin, kuidas ma tulin enda kehas olevasse paika ja hakkasin kogema enda füüsilise keha raskust. Tunne on selline, et ei taha ennast liigutada, isegi veidike unine ja kogen, et midagi minu ümbruses on teistmoodi. Ruum on sama, aga taju ruumile on teine. Otsus, mis muudab kohe. Ma olen selles väljas, mis tundub tõmbavam ja tajun selle avarust. Tekib uudishimu, mis selles väljas on. Enne kui saan küsida, on vastus minu sees, mina ise. Ja siis on rahu. Pole vaja uurida ega teada. Ma ju tean, et see olen mina. Sellega on kõik öeldud ja sellega on kõik korras. Nii et see ülesanne, miks sa oled siia tulnud, ei ole koguda õppetunde. Ei ole saavutada. Ei ole see soov või vajadus või tähtsus või see lõpp-punkt, et millegi saavutamiseks on vaja sul olla kuidagi moodi või et midagi saavutada, et siis sa oled keegi. Kui sa üha rohkem hakkad sellest aru saama, siis sa näed, et mida loomulikum on sinu elu sinuna, mida loomulikum oled sina, seda külluslikumaks maailm sinu ümber läheb. Ja seda on nii lahe kogeda lihtsalt. Ja siis ongi see koht, kus imed hakkavad toimuma, maagia toimub. Ja inimesed ei saa sellest aru, sellepärast et ratsionaalne meel lihtsalt keeldub tunnistamas seda, et teisiti on ka võimalik. Aga kui sa lased järjest rohkem neid programme endast lahti, sa saad aru, sa näed seda, et see ei ole sina, sa oled selle lihtsalt õppinud mingil põhjusel, sul on see kasulik olnud ellujäämiseks, siis kui sa ühendad kõik selle endast lahti, siis sa hakkad tundma ennast nii totaalselt teistmoodi. Ma saan sulle öelda võib-olla ainult kirjeldavad sõnad, et imeliselt, maagiliselt, nii avatult, kergelt sa hakkad nägema seda, et sul nagu ei olekski füüsilist keha. No põhimõtteliselt ei olegi. Sinul kui teadvusel ei ole. Ta lihtsalt kasutab seda füüsilist inimkeha selle maailma kogemiseks. Aga see on nii loodud. Sinu kui teadvuse poolt on see nii loodud. Ma ei räägigi siia juurde rohkem mitte midagi, sellepärast et lihtsalt kui sa kuulasid selle video ära nii, et sa oled avatud. Näiteks sa otsustad enne video vaatamist, et sa oled avatud kõikidele nendele koodidele, mis tahavad siit sulle tulla, mis teisisõnu võib-olla ei tähenda seda, et need koodid ootavad sind, et kuna sa nüüd ennast lahti teed, vaid et see on lihtsalt väljendus, aga ma siis väljendan täpsemalt, et sa lihtsalt avad ennast nendele koodidele, mis näitavad sulle sind ennast, mis avardavad sind veel rohkem. Ja sa tunned seda,
sa näed seda, isegi kui mitte kohe, siis ühel hetkel käib klikk sees ära ja siis sa saad aru. nii et ilusat päeva sulle ja jah, ma rohkem ei ütle midagi. Tšau!